börsile. Tere head kuulajad, on 21. august, on taas iseseisvumispäeva järgne tööpäev. Hetkel veel enne lõuna, turud veel ei kauple, aga salvestame järjekordset saadet Põllud börsile. Minuga on jätkuvalt Bert, tere Bert! Tere! Jätkuvalt meie Vileri tootejuht ja mina Martin, ma olen siis saatejuhina. Kuidas sul Bert läinud on vahepeal? Töiselt ja kiirelt, et koristus on olnud täies hoos. Kaupa tuleb iga päev kõvasti sisse ja samal ajal jälgime ka pidevalt kvaliteete, mis meil tulevad ja kuidas neid jaotada, kuhu jaotada ja samal ajal ka saagimüügiga tuleb vaikselt tegeleda, et siuke põnev aeg. Et tekitada juba ruumi ka ladudesse, sest ega kaup peab ju ka kuskile liikuma saama. Täpselt, et see aasta on suur saak. Ladudel on survet rohkem, kui on olnud viimastel aastatel, et see jah, seda varast vajadust peab mõtlema ja et lähevad ladudesse ruumi juurde. Jah, ja siin sa mainist ka, et saak on suurem ladudesse täna seda kaupa tõesti tuleb sisse päris palju, veel kord kummardus kõikidele meie töötajatele, logistikutele, laotöötajatele, laboriinimestele, kõik, kes selle villaga täna kokku puutuvad, müügiesindajad, et kui meil tõesti 15–20 000 tonni seda kaupa per päev sisse tuleb, siis tegelikult me töötame täna tugevalt ikkagi piiri peal ja jätkuvalt head kuulajad, et kui teil seal mõni viljaauto ei jõua seal täpselt õigel kellal kohale, siis ärge sellepärast väga paased olge, et lihtsalt kõik täna pingutavad. Aga mina olen saanud vahepeal targemaks. Olen juba siin selles äris 14 aastat olnud ja omast arust tean juba paljud, aga õppisin uue sõna, valge fusarioos. Ja ei ole sellega varem niimoodi kokku puutunud, aga me täna näeme, et vilja vastuvõtul, tegelikult isegi erinevatel teraviljadel ei ole ainult ühe kultuuri probleem, on selline probleem nagu valge fusarioos. Räägi Bert sellest natuke lähemalt, miks on see meie jaoks probleem ja miks me seal ka mingid toidunisukoormed paneme söödanisuks, kuigi muud parameetrid justkui lubaks võtta vastu ka toidunisuna. Ma alustan sellest, et see sõna valge fusarioos hakkas juba tegelikult kõlama siin läbi juulikuu lõpus. Algas ta Leedust, siis tuli Lätist, kus on rääkis, et neil on sellega päris suured probleemid. Ja ta jõudis meil Eestisse laialdasemalt siin, eelmine nädal teisel pooles, kus ta hakkas ka meie vastuvõttudesse päris suurel määral sisse tulema. Miks ta on probleem, on see, et fusarioos tekitab ka tonni, ehk siis toksiine, mis teevad selle vilja kõlbmatuks esialgu inimtoidule, kuid ka loomatoidule, et seal on küll natuke erinevad tolerantsid, erinevad määrad, aga ikkagi suures pildis vili muutub kasutuskõlbmatuks, kui tonnid on väga kõrge. Tonni nõuded on ees nii laevades kui ka siseturu tehastes, et see on midagi, millest me ei saa mööda vaadata. See on midagi, mida annab mingil määral segada, aga mitte suure määral. See on nagu selles mõttes väga ohtlik mäng. Ja mis asjad veel eriti ohtlikuks on see, et me ei näe väga head korrelatsiooni või kordajat fusarioosi ja tonni vahel. Et meil on seal koormet on näite 0,7 fusarioosiga, kus on tonn veel täitsa okei, aga on samas koormet, kus on ka 0,05 ja tonnid on nagu väga-väga kõrgel, isegi sööda siis ei kõlba. Et selles mõttes ta on nagu väga ettearvamatu sellel aastal ja ei ole seal nagu head seost, millega seda nagu hästi eraldada, et see teeb selle asja eriti keeruliseks ja eriti nagu suureks meie vaatest riskid selle ladustamisel ja just ka selle samal mis palju räägitakse, et teil on mahtu palju, saate ju segada, et kui see on nii ettearvamatu kaup, siis seda ei sega ei kuskile. Jah, eks see on see, et tegelikult talveseminaritel ka ju sellest rääkisime nendest kaupade segamisest, just nendest kasvavalt terade kontekstis, et kui sul see baastase on juba väga kõrge, siis sul peab olema väga-väga head kaupa, mida siis sinna üldse vastu panna, et siis saada midagi adekvaatselt kokku. Aga fusaroosi mõttes me oleme, ütleme ka kõik tootjad on harjunud otsima punakat tera, punast tera, aga täna me seda viljas ei näe, et kuidas siis ütleme ka tootja ise täna endal oma vilja proovi võttes või vaadates oma viljal otsa aru saaks, et seal võib olla mingi probleem. Tegemist on niisugust valge niidistikuga kaetud kõlujatel teradel, et Martin, sa ise olid laboris, nad nägid ju ka neid proove, et tegelikult need on ju silmaga ära tunta, nad on niisugused väiksemad, kõlujamad, valge kaetuga ja kaetuna ja siit kuidas ütleb, kui lõigad see tera lahti, nad on niisugune mure või kuidas kõige paremini ütleksid, ta on
teistsuguse sisuga ka. Jah, ta pudiseb tegelikult väga kergesti sõrme vahel katki ja kui on nagu väga tugev nakkus ja mis on siuke kindel äraand on see, et seest on teravalge. Et ta ei ole klaasias, nii nagu nisutera võiks olla, vaid ta on ikkagi valge ja see tera on tõesti selline kribu. Nii et kui teil seal juba eelpuhastis tuleb selliseid teri välja, siis te võite juba arvata, et teil võib olla mingisugune probleem seal sees ja sellega juba ette eos mõelda, et võib tulla mingi kõne ja öelda, et teil on fusarioosi tase kõrge. Aga mida täna meie oleme siis oma vastuvõtus muutnud selle fusarioosi lävendi osas? Kas me oleme midagi muutnud? Ma ütlen selle kohe ära, et me pidevalt jälgime ladude keskmisi ja need samad lävendid võivad olla siin nädalas muutuda kas või 2 korda, et me selle pidevalt uuendame, vaatame, kus meie laod on, millist on meie lao komposiidid ja mis on nagu vastuvõtud trendid. Täna oleme tõstnud toiduviisust natukene tolerantsi, millega me koormad võtame toidunisusse vastu ja samuti ka söödanisus, et anname oma parima, et leida lahendused igale koormale ja mitte tagasi saata. Ja saame aru ka põllumeestest, et ega teilgi selle kaubaga suures pils midagi teha ei ole, kui ta toksiline on, et selle tõttu me üritame enda poolt anda kõik, et leida lahendus sellele. Ma mõtlen, eks kuskil on ka piirid, et täna veel ei ole, ütleme veel nagu täiesti lihtsaskeelsed komme tulnud, mis on nagu ulmekõrge toksiiniga õnneks, et oleme täna leidnud kõigile lahenduse, aga mõtlen, kui siin vihma tuleb ja see olukord vili veel kauem põllul on, siis see olukord võib tekkida. Et vaatame, monitoorime ja ütlen täna nagu siukest kindlat vastust anda, kuidas me hooaja lõpuni siukse kaubaga käitleme, ma arvan, ei julge keegi, Ja ega see on igati arusaadav, täna me oleme lihtsalt tulnud vastu põllumajandustootjatele tegelikult päris suuresti. Me võtame täna vastu kaubad toidunisuks, mis lepingu järgi peaksid olema igal juhul söödanisu, et me ei pane neid söödaks. Et jah, see on tegelikult päris oluline ka, mida siis täna oma vilja müües ka arvestada või kuhu üldse tarnida, et millised on siis täna need lävendid. Muidugi meil nad ka muutuvad, võib-olla tulevad mingid hetkel rangemaks, aga lihtsalt teadmiseks, et see on ka midagi, mida siis ka nii meie müügiesindajatelt küsida aeg-ajalt üle ja muidugi ka meie heade konkurentidele ka sellel teemal suhelda ja aru saada, kus kohast lähevad piirid. Aga lähme veel turgude juurde ka otse loomulikult, et nisu hindasid, kui ma vaatan siin detsembri futuuri, siis eile, kui meil oli siin vaba päev, aga hinnad panime ikkagi välja, et head kuulajad saaksite ka sellest osa, hinnad eile tõusid. Ja kas mulle tundub nii, või oskad sina seda kuidagi rohkem lahti rääkida, aga kuidagi neid Musta mere probleeme hakatakse täna võtma nagu päris probleemina, et varem turg seda kuidagi eiras, aga kuidas nagu sinu tunnetus on või mida turu peal räägitakse just teraviljade kontekstis? Jah, eks ta päevalt, nagu oleme ka rääkinud, mida kauem see kriis kestab, seda suuremaks see probleem muutub. Et kui seda algul ignoreeriti täielikult, oldi väga kannatlikud, siis nüüd päevalt nii preemiate mõttes kui ka Matifi mõttes me ronime ülesse poole. Et ma täna veel ütleks, et paanikat on, sest et kaupa, mida müüa on päris palju, ka meil Euroopas, aga tõesti, nii Matif kui ka preemiad on läinud paremaks, kui me räägime siin toiduviljadest. Ja seda me näeme ka põllumehed oma hindades. Mida ka tuleb samale meeles pidada on see, et tegelikult nii Venemaal kui ka Ukrainas selle müüri taga, kus nad välja ei saa, need nisuhunnikud või üldse viljahunnikud aina kasvavad ja kasvavad. Et kui ühel hetkel jõutakse kokkuleppeni, siis see müügisurve on ikka päris meeletu, mis turgudele jõuab. Teine küsimus on, et kui ruttu see logistiline pool taastub ja mida hakatakse esimesena transportima välja. Aga täna jah, nisudega tullakse järjest rohkem meie päritolu vaatama, kompama, ostma ja see on meie turule likviidsust toonud. Et kui vahepeal nisu üldse ei kaubelnud, siis nüüd eelmine nädal oli päris korralik kauplemisnädal ja kaubeldi oma jagu ja preemiad ka sellega päris hästi tõusid. Et siuke põnev aeg, aga siin rääkides nii maakleritega, teiste treideritega, keegi suures pildis ei tea, mis siin see õige viis seda kaubelda on ja kuhu see turg meil läheb. Et vastuseid või arvamusi on seinast seina, et on neid, kes arvavad, et me toidunisu tõesti ei saagi Mustast merest välja ja me lähmegi väga kõrgustesse ma toidunisu preemiatega, samas on need, kes arvavad, et sihtriikidel on väga head saagid, samuti Austraalia näiteks on päris suure laovaruga, tundub, et ka sealt see El Niño ei ole jõudnud kohale. Selleks praegust muidugi on
Austraalia jaoks, aga veel ei ole jõudnud kohale, et saagivahju tekitada, et ka sealt tuleb asendust sellele nii-öelda Musta mere kaubale, et ja kui ühel hetkel kokkuleppele jõutakse, mida arvatakse, et varem hiljem jõutakse, et siis see nii-öelda müügisurve kaotab preemiad nagu täitsa teise otsa nagu kehvamusse poolde ära, et see on täiesti sihuke arvamuste mäng ja turuvaadete mäng, et siin noore kauplejana turul on päris sihuke huvitav esimene aasta kohe endal ka olla, et seda arvamust võtta, et kuhu poole see turg liigub. No kahtlemata, aga lihtsalt Ukraina poole pealt veel ka, et kui siin tegelikult on toodud isegi number välja, et augusti 2 esimese nädalaga on siis eksporditud teraviljasid vähem 75% võrdes aasta aega tagasi aega, et see on ikkagi korralik kukkumine ja seal, seda oleme ka siin varem juba maininud, ega nii Ukraina kui ka Vene põllumajandustootjale pakutakse täna ikkagi turuhinnast sisuliselt 2 korda madalamat hinda. Eks see tekitab kindlasti sihukest nagu spekulantide kontingenti sinna vahele, kes võib-olla ongi nõus selle riski täna võtma, põllumeestel kas või selle pool hinda ära maksma ja siis selle kuhja otsas istuma ja lootma, et siis midagi paraneb. Et seal kindlasti sihukesed teenimisvõimalusi väga selgelt otsitakse. Aga mis veel võib-olla on siin meile hindadele natukene tuge avaldanud, on ka ikkagi olukord Ameerikas, just eriti maisi poole pealt. Ilmaolud on seal ikkagi väga nagu seinast seina, et meil on 3-4 põhiosa riiki, kes toodavad maisi, neil on tohutult kuiv, on täielik põud, saagikused kukuvad seal võib-olla 5-6% võrreldes aastaga tagasi ajaga, samas ülejäänud maisipiirkonnad on tugeva vihma, raju ja tuule käes, et on väga palju lamandunud maisipõlde ja nüüd ka siin täna lubatakse uusi tugevaid sadusid peale ja seal ikkagi arvatakse, et see kogu maisitoodang ei pruugi üldse tulla selline, nagu viimane vasteraport meile välja pakkus ja ka see on ikkagi siin seda kütet natukene omakorda juurde andnud. Aga ma ei tea, ega siin nisude poole pealt ongi, siin pigem tulebki jälgida, mis siin turg teeb, hoida silma peal. Ütlen, kas nüüd sellest eilsest 4,5 eurosest tõusust välja lugeda mingit pikemat trendi, ei tea, elame-näeme. Elame-näeme ja jah, ütlen, et ja vaikselt hakkab ka nendel nii-öelda põhisihtriikidel hakkab tekkima ka see nii-öelda impordihuvi või vaikselt nagu ostuhuvi, et kes muidu vaatavad esimese hooga Musta mere poole, vaatavad nüüd ka järjest rohkem meie poole. Näiteks üks olulisematest sihtriikidest Marokol lõpeb 16. september ära impordikeel, kindlasti hakkab tema otsima kuskilt endale esimesi nii-öelda tehinguid lukku panna. Ja eks me näe, et jätkuvalt, mida kauem see üksteise viljasadamate pommitamine kestab, seda suuremaks see probleem kujuneb. Et kui võtta nüüd näiteks sama, mis meie hinda päris palju mõjutab, on see, et Baltikumi poolt siis see nii-öelda Ustluga sadam sai ka eelmedel pihta, seal pommitati ja kui Musta merel pommitati päris pikalt ja laevad käisid, siis mis siin on näha, siin need laevad enam ei käi. Et nii uljalt, kui Musta mere algul käidi. Et mis siit välja võib lugeda on ka see, et ka need laevad, mis piirkondasid teenindavad, on erinevad. Ja võib-olla tõesti Musta mere laevadel nii-öelda see hirmutaluvus või see riskitolerants selle sõja ees oli suurem kui need, mis siin täna nagu meil Balti meres on, ja need laevasid sealt Mustast merest siia tuua, kellel see nii-öelda tolerants kõrgem on, see võtab ka aega ja see on kallis, et see päris nii kiiresti ei käi. Kui vaata, mida pakutakse Balti meresse veel, pakutakse päris aktiivselt Läti pealt ja täna mulle teadaolevalt ainult Balti riikidest, ainult Lätist ongi luba Vene vilja transiitina. Et siin maakleritega suheldes, kui olen üle küsinud, keegi täna teadaolevalt ei tea, et Leedust ja Eestist oleks antud luba, kuigi oleme ainult pakkumisi nende riikide, ka meie teiste Balti riikide pealt. Et täna teadaolevalt ei ole seda lubatud, aga eks me näe. Ehk siis Eesti ja Leedu saavad Kasahhi vilja jutumärkides siis? Eks me näe, jah. Eks Kasahhil on ikka päris palju Kasahhi enda vilja ka, et mis siit kaudu liiguvad, aga eks paistab. Nii on jah, põnevad ajad on, see on selge, et aga kui siit ikkagi mingi hinnatuge tuleb juurde, siis on jällegi hea koht, mida ära kasutada ja teha üks majanduslikult kasumlik aasta siia vahele. Aga räägime rapsist ka. Rapsi hinnad on tegelikult nüüd kuidagi jäänud natuke paika, et me tiksume seal 10-15 eurot vahemikus per tonn, mis võib tundada küll palju, aga rapsi hinna mõttes on see mitte midagi. Ja kuigi siin on ka taustal pigem sellised isegi hinda nagu üles viivad mõjurid nagu rohkem, aga me see on kuidagi nagu täna nagu piir peal.
Et noh, selgelt siin on näha, et Euroopa saagikusega on kohati probleeme, et siin Saksamaa on ikkagi lõiganud, ma ei tea, kus just viimaste aastate madalama saagi, seda vast mitte, aga ikkagi ootuspärasest selline peaaegu 1 miljon tonni vähem. Et see ka juba oluliselt nagu pilti mõjutab. Jaa, esmaspäevasel nii-öelda, et meie grupisiseste kolleegidega rääkides, siis Saksa kolleeg ütles ka, et raps oli Saksas sel aasta kõige suurem pettumus. Ja sinna kõrvale teise pettumusena tuleb ka siis liivastemaal piirkonda nisu, kus on kehv mahukaal, kehv saak, aga rapsini tuli vähem. Kui me võtame üldse rapsi veel, siis mis mõjutavad on Raini jõgi, on jätkuvalt väga madala tasemega. Kuigi on tulnud vihmad, aga ma saan aru, et need vihmased peab tulema sellised, mida pole isegi inimkond vist näinud, et seda veetasest ruttu tõsta. See võtab aega ja need ka laevad, mis seal liiguvad väga, väga väikeste nii-öelda lastidega ja see tõstab logistikakulu kõvasti. Teiseks, meil on läbi saanud suures pildis rapsikoristus kogu, ütleme siis nii-öelda Matifi peal kauplevas piirkonnas. Ehk siis see hooajalus on läbi, mis on ladudesse pakitud ja iga, ütleme, rapsi kaupleja täna ju teab, et ega see Ukraina raps ei tule sealt nii lihtsalt välja. See ei ole võimalik keskel. Ei ole võimalik ja ollaksegi oma kauba otsast pannakse sinna päris krõbedad hinnaootused ette ja istutakse nendega, et vaatame, kellel siin lõpuks see õigus on, aga täna kindlasti kauplejad pigem näevad, et rapsi hind on ülespoole teil. Jah, ja eks siin on veel ju taustal veel põhjused, et ega siin Kanada rapsiga ka, ma saan aru, et ilmaolud on olnud väga niisked ja soojad ja mis on omakorda haiguste survet tekitanud kõvasti, nii et ega sealt ka ei tea, mis saak ja mis kvaliteediga sealt tulemas on. Et sealt on ka veel pikma minna ja tegelikult on omakorda veel taustal ikkagi ka soja, mis ka on täna päris üleval. Ja see on ka tulenevalt sellest, et ka ega need ilmaolud, mis mõjutavad maisi, mõjutavad samamoodi ka soja, et ka seal täna mingites osariikides arvatakse madalad sojasaaki tulevad, aga kuna siseriiklik tarbimine esiteks USAs kasvanud, pressitakse väga palju ja on tehtud ka ikkagi uusi kokkulepped ka ekspordi puhul Hiina, et 25% sellest 25 miljonist tonnist on täna juba täis, aga seal on ka taustal arvatakse, et seal kuna Hiina president sõidab küll Trumpile, siis võib-olla Hiina on lihtsalt ostnud hea tahte märgiks täna selle koguse kokku ja ostjad on olnud ainult siis riiklikud institutsioonid, mitte ükski Hiina eraettevõtja ja seal ongi tegelikult tekkinud ka täna küsimus, et kuidas riiklikud institutsioonid seal üldse ära pressivad, siis neil pole nii palju isegi võimekust. Aga kuna see soja on ikkagi kallilt käes võrreldes nagu Lõuna-Ameerika päritoluga, siis ta on niisugune keeruline küsimus, mida seal lahendada, aga küll nad riiklikult selle paika panevad. Täpselt, teiseks samuti ka Austraalialt. Mõned saated tagasi rääkisime, et Austraalia sai ka ju loa Hiinas ka suuremale turule oma rapsi müüa, mis ka samuti mõjutab ka meid, et see Austraalia raps ei ole nii palju siia meie poole peale pressimus või pakkumas, et raps täna on päris tugevasti minu arust toetatud, aga samas jällegi mainime ära, et see on kõvasti seotud ikkagi energiahindadega ja see Hormuz ja kõik muud, mis meil vähegi energiahindu täna liigutavad uudised ka rapsi hinda päris tugevasti võib mõjutada. Ja mina juba ootan huviga, kui palju rapsi on külvatud maha, eks ütleme info, mis on järgmise aasta kevadel olemas kogu Euroopa peale või ka tegelikult ka ida poolt riikide peale, see saab olema väga huvitav, et mis see rapsi piint siis meil kokku järgmine aasta olla võib. Täitsa nõus ja seda on kahtlemata huvitav näha. Mida ma rapsi juures iga saade peaaegu mainin ka seekord ära, on see, et USA-gi raps, meil oli siin mõni päev tagasi juba 502. Martin, ma arvan, see on hinnapiir, millest enamus põllumehed oleksid aastaga tagasi 2 käega kinni haaranud. Aga sellel aastal on see huvi väga-väga leige olnud, et kindlasti ma soovitan, et vaadake praegust väetsindu, midagi tasub hakata minu arust hinnariski juba hajutama, et 500 on see maagiline piir, millest tootjad paljud räägivad ja selle me kätte saime, et mõelge sellele. Jah, see käis siin korraks ära tõesti, see oli väga atraktiivne kohe kahtlemata, aga see on ikka see, et see müügipsühholoogia on kuidagi erinev, et USA näitel samamoodi, et kõik ootavad seda maisi $5 per bushel, kui käib see ära, siis keegi müüb, aga paljud jätavad ikkagi müümata, hind kukub alla jälle ja siis on pagan, miks me müünud on, et eks see nii käib. Ma tuleksin korra veel soja juurde. Et rääksin just ühe maakleriga, kes tegelebki valdavalt herne hooga, liblikõelistega ja ma küsisin, et mis teema selle hernega on. Et ma saan aru, et pikalt oli nagu soja, odavam lahendus söödatehastesse ja hernes lükati välja, aga täna nagu soja äärest nagu ronib.
et ja hernes on ju püsinud meil ikkagi madal. Odav. Ja siis ta ütles ka, et soja on rotatsioonis ja selleks, et seda vahetust teha, seda rotatsioonide ja asjade vahetust, see on päris suur kulu. Ja keegi ei hakka muutma rotatsiooni või seda sööda komponente lihtsalt selle peale, et kui need asjad on samal tasemel. Et selleks, et hernes saaks uuesti sinna sisse, peab hernes oma päris kõvasti olema odavam sojast, et see vahetus ära tehaks suuremalt. Ja kui ära vahetatakse, siis ta on jälle päris pikalt sees ja see on nagu päris tugev hinnatoetus. Mina siis kavalane küsisin kohe, et kas siis on näha, et lähiajal on see muutus tekkimas. Kuna mina olin müüja pool, siis öeldi, et ei ole näha, et eks me näe, et aga täna hernes ikka on päris odav. No paraku jah, ja vaadates seda, kui lamadunud see hernes ka meil täna põldude peal on ja seda ilmaennustust, mis meil siin 8 päevaks tulemas on, siis jah, keeruline. Aga selleks korras kõik head kuulajad, uute kuulmisteni ja ma ei tea, tõesti, ma soovin teile edukaid fikse, et jälgige täna kindlasti turgu. Ja enda poolt tahaks tänada ka veel selle Fusariosi juures, kes on seda palju analüüsinud ja andnud meile ka infot Tiiu Annukit, et kui Tiiu, kui sa meid kuulad, aitäh sulle ja edu kõigile teistele põllumestele. Ja, nägemist. Põllult börsile.